linnavalitsuse liikmed, külalised. Alustame linnavolikogu erakorralise istungiga. Erakorraline istung on kokku kutsutud linnasekretäri taotlusel vastavalt meie töökorrale. Hindasin taotluses toodud põhjendusi ja pidasin õigeks erakorraline istung kokku kutsuda. Selleks, et mõista, kas me oleme täna ka otsustusvõimelised, teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Lõpetan kohaloleku kontrolli. Istungi alguseks on registreeritud 16 volikogu liiget, istung on otsustusvõimeline. Teile välja saadetud päevakorra kavandis on üks punkt, ühtegi taotlust päevakorra osas ma saanud ei ole. Kas kellelgi on küsimusi päevakorra osas? Kui ei ole, siis panen päevakorra hääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Lõpetan hääletuse. Päevakorra poolt hääletas 16 volikogu liiget, ehk siis kõik kohalolijad. Päevakord on kinnitatud. Aitäh! Pärast päevakorra kinnitamist vastavalt meie töökorrale on võimalik anda volikogu menetluse sisse arupärimise eelnõusid või esineda avaldustega. Palun, kas on soovi? Palun, Marja Rosileht. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, volikogu esimees, kõik kohalviibijad siin ja veebis. Soovin siis volikogu liikme ja hariduskultuurikomisjoni aseesimehena esitada haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapeale küsimused, millele palun tal vastata nii kirjalikult kui ka suuliselt järgmisel volikogu istungil. Ehk siis arupärimine Kohtla-Järve haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapeale. Et tänasest Põhjarannikus ma kirjutasin ka, esitasin ka oma arvamusloo, see on minu seisukoht, mis põhineb lapsevanematel ja teistel inimestel, kes minu poole on siis pöördunud, sealhulgas lasteaiatöötajatel ja ma ei saa olla ka kuidagi, kuna ajalehe artikli peale, arvamusloo peale ei ole kohustust vastata, siis on see ka põhjus, miks ma selle arupärimise esitasin. Ja siin on siis kaks teemat. Esimene teema, millest me ka varasemalt oleme rääkinud, on siis venitamine Iidla põhikooli direktori konkursiga. Ja minu küsimused on, miks ei ole teie ehk siis abilinnapea vastutusvaldkonnas ja eestvedamisel 6 kuu jooksul välja töötatud määrust, mis võimaldaks korraldada Iidla põhikooli direktori konkurssi. Millal planeerite konkurssi välja kuulutada? Ja teine teema on seotud siis juhtimiskriisiga Kirju-Mirju lasteaias. Siin on mul siis 4 küsimust. Esimene küsimus. Miks te ei ole vastanud minu poolt 15. juulil meili teile esitatud küsimustele ja küsimused olid esitatud nii linnapeale kui abilinnapeale. Linnapea vastas, saatis mulle vastuse, mis ei olnud küll vastus küsimustele, aga oli vähemalt vastus. Nii, ja minu pöördumises olid siis eraldi välja toodud, et ma palun nii linnapealt kui ka abilinnapealt avalikku vastust. Ja palve oli ka, et see vastus edastataks ka hariduskultuurikomisjonis.
ja seal oli siis eraldi 3 küsimust, mis on ette võetud olukorraga, mida on kirjeldanud siis lasteaia hoolekogu, kui kaua on plaanis tolereerida sellist juhtimist lasteaias kirju-mirju ja milline on siis tähtaeg, millal siis linnavalitsus olukorrale sisuliselt reageerib ja leiab lahenduse, mis vastaks hoolekogu ootustele. Minu seisukoht on, et hoolekogu lasteaias on väga oluline organisatsioon ja kui ta esitab küsimusi või on millegi pärast mures, siis on oluline, et see hoolekogu saaks ka vastuse. Teine küsimus. Miks te ei ole vastanud lasteaia hoolekogu korduvatele pöördumistele ja murekirjadele? Vähemalt hiljuti hoolekogu esimees kinnitas, et ta abilinnapealt vastust saanud ei ole. Ja millal planeerite vastata? 3. küsimus. Millised meetmed on rakendatud, et taastada usaldus lasteaia juhtimise vastu? Ja nota benena panen siia juurde, et kui hoolekogu ei usalda lasteaia direktorit, siis minu seisukoht on, et tegemist on usalduskriisiga. Ja 4. küsimus, kas olete kohtunud murelike lapsevanemate ja hoolekogu liikmetega isiklikult, et selgitada välja, mis on nende ootused, mureküsimused ja pretensioonid. Ja lõpuks siis kommentaar, et Kohtla-Järve haridus on niigi keerulises seisus ja vajab kiireid ja läbimõeldud otsuseid, viivitamine ja ebakompetentsus on viinud olukorrani, kus lapsevanemate ja õpetajate usaldus linna hariduspoliitika vastu on tõsiselt kõikumas. Palun teilt vastuseid ja konkreetset tegevuskava, et olukorda parandada. Ja mina olen siis alla kirjutanud. Aitäh. Siis palun esitada ka elektrooniliselt. Ja juba tuli. Väga hea. Palun, kas on veel soovijaid kõnelda või midagi üle anda? Ja Janek Lahka, teil on mis? Arupärimine. Arupärimine, palun. Lugupeetud kolleegid, minu arupärimine on kunstivaldkonnast ja arupärimine on suunatud meie linnapeale. Kohtla-Järve linnavalitsus on maksnud Marianne Mikko OÜ-le 450 € fotonäituse Tegus Sambja naine eksponeerimise eest ja fotonäitus Lõuna kooskõla eksponeerimisest 470 €. Ja miks mind ajendas seda arupärimist tegema, on siis see, et teadupärast on Marianne Mikko meie linnapea erakonnakaaslane ja minule teadaolevalt pole varasemalt seda praktiseeritud, et kellegile selle eest, et ta saaks maksumaksja poolt kinni makstud ruumides veel maksumaksja raha eest talle makstakse, et ta saaks oma näitusi siin ülesse panna. Ja minu küsimused, neid on 2. Kui mitu foto või kunstinäitus on ajavahemikul 1. jaanuar 2023 kuni 1. august 2025 Kohtla-Järve linnavalitsuse ruumides välja pandud? Ja minu teine küsimus, kui mitmele fotograafile või kunstnikule on oma näituse eksponeerimise eest linnavalitsuse ruumides eelpool nimetatud ajavahemikul tasu makstud? Ja palun sellele siis vastata kirjalikult ja järgmisel volikogu istungil suuliselt. Aitäh! Ja saadetud on volikogu meilid. Väga hea. Palun, kas on veel soovijaid midagi üle anda või kõnelda? Rohkem soovi ei näe, et siis 2 arupärimist, kui nad vastavad nõuetele, võtame menetlusse. Ja saame liikuda nüüd päevakorra juurde. Ja esimene päevakorrapunkt on otsuse eelnõu Kohtla-Järve linnavolikogu 2025. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. Ettekande teeb linnasekretär Anna Generaalova, palun. Aitäh, et lugupeetud volikogu liikmed, vastavalt kehtivale seadusandlusele palun moodustada Kohtla-Järve linnavolikogu selle aasta valimisteks üks valimisringkond number 1, mille piiriks on Kohtla-Järve linna haldusterritooriumi piir.
määrata valimisringkonna number 1 mandaatide arvuks 25 valija, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse linna täpsusega, hääletab valimisringkonna number 1 kandidaatide poolt. Ja samuti avalikustada otsus 3 tööpäeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmise päevast vastavalt seadusandlusele. Aitäh! Aitäh! Võimalus esitada küsimusi ettekandjale. Küsimusi soove ei ole. Tänan! Aitäh! Head kolleegid, kas keegi soovib kõnelda sellel teemal? Kõnesoove ka ei näe. Sellisel juhul asume hääletama. Panen hääletusele otsuse eelnõu Kohtla-Järve linnavolikogu 2025. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Lõpetan hääletuse. Otsuse poolt hääletas 15 volikogu liiget, vastu erapooletult ei olnud. Üks volikogu liige jättis hääletamata. Otsus on vastu võetud. Aitäh! Ja sellega meie tänane päevakord ammendatud ja istung on lõppenud. Aitäh!